ja tere rahvas ja täna teeme siin 3 inimesega video. Ehk siis tema ja sellega on üks alakäik suur idee siin. Ma zoomin sisse tegelikult natuke. Näete. Ära panne taustaks muidu, kui mingi report. Pane juba, noh. Oota, ma ei olen tagasi teeme mürsu, et ma ei tea, kas filmib. Ja filmib. Zoomin sisse. Kust on käsi? Oi! Okei, niukene jupp ja viimane. Aga jupid on... Taastu veel peale. Oota, viskab prügikasti. Aga okei, inimesed, ma panin natuke räägin ka, kus me siin täpsemalt oleme, et oleme Püssi raudteejaama. Saate selle ilusa vaata siit. Sinna poole teil natuke. Ei lähe nii kergesti. Nii, töö jätkub. Kui nii kergesti ei saa. Ussu roisk. Midagi üle. Ühe paugu saigi teha. Kivi. Mida? Kood, lähme. Ma pean veel ratta otsa ronima. Ja siin võib teil natuke värisema hakata jälle. Okei, meil seest ära nüüd. Ma hakkan sõitma. Ja veel. See oleks valgusfoori vaja panna. Okei, natuke vastik on ühe käega sõita. Oodake, ma pean korra pidurdama. Ma saaks rattapaik. Nagu seal kivel kaevaduses iga üks peab. Turvo. Okei, teeme maha hüppad. Kood, millal ta järgi jõuab. Kiire, mul hakkab videoaeg otsa saama. Okei. Läheme siis ühte kohta, millest me pole veel video teinud. Tuhamel oleme video teinud, Lätakne juures oleme video teinud. Aga ühes kohal ma pole veel video teinud. Ja sinna me täna lähme. Aga ma ei hakka videoga siin rattasõidu peale raiskama. Nii et olen tagasi siis, kui oleme kohal. Kohe panen pausile. Tulen siit tee pealt ära. Kus? Hakkan tegema video. Nii ja oleme siis natuke siit edasi tulnud siia ühele mahajäetud raudteele, mis lõpeb siin sammuses ära. Ta läks siit edasi. Te võib-olla näete, seal on see post veel. Aga see läks sinna, see oli karjääri raudtee. Karjäär on maa tasa. Raudtee on nüüd kinni ja üles võetud. Aga siit saab ühte teisse huvitavasse kohta minna, kuhu me ka täna lähme. Aga selleks tuleb natuke silli aasta, et saada see ratas siit üle. Ma tean inimesi, ma proovin ka maad filmida. Ma ei tea, kas te nii näete. Oi! Ma tean, et ma filmin praegu võib-olla ebatäpseid asju, aga mul ei vaja rattasid ühest august üles saada. Nii, jätkame seiklusi. Ja, mis räägib Alar tänase päeva kohta? Tänase päeva kohta räägime nii palju, et kohtusime jälle esimest korda. Me olime tükk aega maal. Käisime Kohtla-Järve Maksimumi Iroonia keskel toppama ja tegime muud asja. Ja inimesed, kui varsti tuleb mul ka reis, siis järgmine nädal. Ja järgmine. Pühapäev on täna järgmine. Ta on pühapäev. Ehk siis sel nädalal. Mis sel nädalal? Pühapäevaga jalgu nädalal. Sel nädalal ongi esmaspäev või teisipäev. See tähistab, et see nädal, mis tuleb. Igatahes lähen reisile. Ja seal ma proovin ka mõne video teha, kui saab.
kui ei saa, siis ei tee, kui saab, siis teen. Aga Preiga läheme siis sinna kohale ja loodame seal mõnda joodikut pole. Näete, on see post veel. Seal me leidsime labida minu teada. Aga kuule siit saab võib-olla sõita natukene. Ma ei viitsi sõita, ma loodan, et siin inimesi pole. Muidu on terve video ruinet. See koht on ikka päris õudne praegu. Pime, natuke pime on seal. Aga kui sinna teisele poole jõuame, siis pekki siin on ussid. Alariga me juba nägime ussi. Jaa. Aga noh, praegu okei. Oleme siis jõudnud siukesse, ma ei oskagi täpselt öelda, mis kohta, aga mingi mahetatud, mingi maja moodi. Ei, see on autopark. No ütleme auto... Jah, ta mingi autoparanduskoht, ma arvan. Sest siin on siuke koht vist, ma arvan. Ma olen siit üle hüpanud ja ma enam väga ei tahaks seda teha, sest keegi on siin alla juba tundub, et läinud liitud autot vist välja saada. Aga me oleme siit üle hüpanud ja siin alla ei oleks väga lahe kukkuda. Nagu näiteks niimoodi. Siin võib vana aegtud asju veel allu. Aga seal poole see on mingi vagun või mingi kunagi. On pumbajaam, mida me võib-olla käime ka vaatamas. Vahepeal oli niisugune seina küljes niisugune asi, mida iga päev me tualetis kasutame. Aga see on siis Preiga siukene maha jäetud. Mingi, sealt saab ülesse minna. Siin tundub, et on mingi trepp või midagi siukest olnud. Aga nüüd pole seda enam muidugi siin olla. Tegelikult mingi leheuning, ma ei taha väga sinna sisse astuda igaks juhuks. See on hea suda mängida. Aga okei. Lähme siis pumbajaama ja olen tagasi, kui me oleme seal. Okei, inimesed kahjuks ei saanud me minna sinna pumbajaama, sest vist seal on inimesed. Aga kui ma saan, siis võib-olla ma mõnes teise videos isegi teile sellega näitan. Kuulge inimesed, vahige sinna. Seal on see maha jäetud raudteepost ja maha jäetud elektrikopp. Me leidsime labida sealt. Seal tagapool, kui edasi minna, seal on see vana... Ja me leidsime sealt, mingi labida oli ju. Aga seal tagapool oli kalmiski. Ala. Aga lähme Preiga natuke edasi ja... Vabandus inimesed, aga mul on väike häda, et... Häda on siukene, et YouTube millegi pärast... Kui seda rohkem kui 15 minutit ja siis sa pead mingi asja ära täitma. Aga see on päris tüütu, aga Preiga algused võivad tulla maksimaalselt 15 minutilised videod, nii et noh, arvestage siis sellega. Näete, seal on see suur katlamaja. Suure korsnaga. Seda te võite veel ühes videos kohata. Seal ma leidsin pluss veel ühe maja, mis on maja, kus seal võtta sinna laternati poole minna, see telliskivis maja. Mis telliskivis? No see vaata, mil on uks ja ilma akna mingi telliskivis maja. See koht on see maha jäetud. Kaamerad on, sinna ei tohi sisse minna. Ja seal on ka sottkunnidega. Pumpkum. Ehk siis nad valuvad selle pärast. Aga me võib-olla käime natukene seal pool, mitte kaugele, natukene. Sest seal on mõned huvitavad asjad, mida tahaks näidata. Mingi raudteekäru nüüd enam ei ole. Okei, näete, siin on siuke maha jäetud raudteese valgusvoor. Redelit pole. Siin on siuke elektrikopp. Sest jah, siin kunagi... Ilus ilm on ka täna. Kunagi oli siin raudtee. Nagu ma teile juba rääkisin. Ma võin rääkida ilmast. Täna on ilus ilm, vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovi. Näete, siuke kopp. Siin on ära lõhutud. Ja lampe pole ka enam sees. No ja. Inimesed ühe nalja avastasid meil, siin on raudtee ülekäik olnud. Sest et... Siit poolt tuleb tee ja seal pool on tee ja siin läks raudtee. Siit kaudu saad sisse minna ja siis keerasid
Okei, inimesed, jätkame. Mõtlesime, et ja roheline tuli. Oi, kellegi hakkas kiire. Alar, roheline tuli. Nüüd see peaks väga kokku. Siin saab valli panna. Okei. Lähme siis sinna, kui Alar tahtis motopalliplatsile. Maha jäetud, aga nüüd saab seal pauku teha. Mida meie muidugi ei tee. Väikseid pauke me võib-olla teeme seal. Aga suur pauku meie ei tee. Aga see on suht rahulik koht. Aga ma tahan ikkagi, ma ei taha nagu rattasid väga video teha, see ei tundu väga huvitav olevat. Nii et panen pausile ja olen tagasi siis, kui oleme seal. Okei, inimesed, oleme püssi motokale jõudnud. Motopalliplatsis kutsume motokaks. Alar see läks jälle kuhugile metsa omadega. Aga ootame teda ka. Ja siis panen video kinni. Ja teen täna ka teise video, sest häda on see, et miks ma ei... seda ma tegelikult enne juba teile seal rääkisin, ma ei hakka otsast peale rääkima. Aga tuleb sealt. Nii. Okei, läheb jälle eemale. Alar! 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 Marsi. See, ma pean video kinni panema. Ja taegu. Mida inimesed räägivad tänase päeva kohta? Ütlen väga hästi. Ja tee seal? See ei ütle midagi. Okei, inimesed, Praiga. Vaatan, teen teise video veel ja Praiga ütlen, et aitäh ja nautige see veel natuke aega seda Alari sõitu. Ma olen sinna poole. Te võib-olla ei näe teda. Jätaks võss. Okei. Tšau siis praegu.